kuulutan Heimtali mõisa 3. suvefestivali või suvepeo, kuidas kellelegi meeldib öelda, avatuks. Meil on avatud sepikoda. Eelnevatel aastatel ääretult põnev ja selline vahva koht, kus olete saanud oma käed teha tahmaseks ja rauda taguda. Ja lisaks on sel aastal siis seal bingokaart, on võimalik siis mängida bingot ja otsida üles need tähed, mida sinna kirjutada nende ruutude sisse, kuhu teil on vihjed antud. Ja samas siis juhatab teid ka põhiliselt nende kodade või töötubade juurde, mis täna avatud on. Lisaks on meil sellel suvel ka väga värskelt avatud staadion. Minu järgi siis seal paremat kätt. Seal ees on ka veel selline välijõusaal, kes tunneb, et energiat liiga palju on. Siis on meil puutöökoda, kah äärmiselt populaarne. Sellel aastal tehakse seal kohe, vaatame, mis ütleb Ampelmanni. Mismoodi see Ampelmann välja näeb? Noh, eks minge vaadake. 11:30 peaksid siia tulema hobused. Noh, suunda on teile mõttetu näidata, te näete, hobune on suur loom. Need tulevad üsna siia keskplatsi lähedale. Ja lastealal on ääretult põnevaid asju. Seal on pillinurgad ja lamamistekid ja erinevad jõukatsumised ja harjutused ja lasteala asub meil otse mõisa ees. Vanavõidu vibuklubi poisid on jälle väljas ja saate käia proovida, mismoodi siis oli vanal ajal vibuga jahti pidada või keda huvitab lihtsalt märki laskmine. Minge pange ennast proovile. Meil on avatud täna ka Heimtali loomestuudio. Loomestuudio on teile kindlasti tuttav koht, kes on varem käinud. Seal saab teha näpud saviseks ja ma ei tea, milleseks veel. Seal on väga põnevaid tegevusi. Olen ise korduvalt käinud ja eriti on hea, kui lähete peret koos lastega. Mingil hetkel astuvad siin üles meie noored tänavamuusikud. 2 kena tütarlast, Laura ja Brigitta. Plokkflööti, lõõtsa, kannet, kõike saate seal kuulda. Minge siis aga juurde ja kindlasti toetage neid, muidu tüdrukud ehmuvad ehk ära, et nagu niisama ja keegi ei huvitu. Maja taga meie nii-öelda, ma ei teagi nüüd, see ei ole veranda, see on see trepp, kena trepp, mis meil otse maja taga on. Seal on ennast üles seadnud fotonoork Ester Karm. Ja eelmisel aastal oli ta ka, kes mäletab siis väga mõnusaid ülesvõtteid teist tehti. Kell 12 alustamegi mõisas ringkäiku. Imbisjärje Torm, kes on meie mõisa ajaloo uurija ja talletaja, annab meile siis ülevaate, kes need siversid sellised olid. Tarkus peab tasakaalustama jõu ja ilu. Nii oligi siin mõisas kirg kõike teha, rajada, musitseerida, kunsti teha, luua ilu enda ümber ja hoida vaim virge ja tasakaalus. Anna Leelina ja Erki Pärnoja meie ees.